Kohe tulen! Tulen! Tere! Mina olen Tuta ja ma koristasin praegu põhjalikult oma telki. Töö sai tehtud. Ma pidin peaaegu unustama. Keegi oli ukse taga. Rebane! Kes see oli? Meil on pakk. Väga põnev. Vaatame. Nii. Kas sa tead, kellele see pakk on? Vaatame siis. Istu sinna siia. Tutale ja Rebasele. See on meile mõlemale. Aga huvitav, kellelt see on? Vaatame tahapoole. Fennekilt Aafrikast. Kas teie teate, kes on Fennek? Fennek on minu ja Rebase sõber. Ta on ka väike rebane, kes elab Aafrikas. Ja tundub, et ta on meile midagi saatnud. Ja vaadake, kui ilus postmark. Siin on Fenneki pilt. Rebane, kas teeme lahti? Teeme. Mis siin on? Meile on kiri. Tuta ja Rebane. Meie. Saadan teile doomino. Joonistasin selle ise. Võtke heaks Fennek. Fennek saatis meile doomino ja ta tegi selle ise. Kas teie teate, mis on doomino? Doomino on selline mäng, mida saab mängida kas laua peal või põrandal. Rebane, kas mängime doominot? Mängime. Näete, see doomino on puuviljade ja marjadega. Vaadake. Rebane, kas mängime? Hästi. Nii. Ma annan sulle üks ja üks mulle. Üks sulle, üks mulle ja sulle. Nii, ma panen ühe keskele. Nüüd meil on vaja pirni. Näe, ja sul on pirn. Nii, pirn läheb siia. Nüüd on minu kord. Mul on vaja kas pirni või arbuusi. Ja mul on arbuus. Nii, Rebane, nüüd on sinu kord. Sul on vaja kas pirni või õuna. Näe, ja sul on õunad. Nii, ja mul on ka õun. See läheb siia. Nii, Rebane, nüüd sul on vaja kas sidrunit või õuna. Sa vaata, ma joon korraks natuke. Rebane, see on ju päris sidrun. Kas sulle maitseb päris sidrun? Issand, sidrun on ju apu. Mulle maitsevad kõige rohkem maasikad. Mis see on? Mis hääl see on, Rebane? Mu telefon heliseb. Näete, minu kuutelefon. Ja hallo, Tuta kuuleb. Fennek, tere! Rebane, see on Fennek. Ja meil käis täna postiljon ja tõi sinu doomino mängu ja praegu me mängime seda Rebasega. Mulle? No mulle maitsevad kõige rohkem õunad, aga Rebasele maitseb kõige rohkem sidrun. Jaa, ma tean, see on nii apu.
Ja, olgu. Ja aitäh sulle. Ja nägemiseni. Fennek tahtis teada, et millised puuviljad või marjad mulle kõige rohkem meeldivad. Ja rebasele. Aga millised puuviljad või marjad sulle kõige rohkem meeldivad? Hästi. Järgmine kord, kui Fennek helistab, annan talle kindlasti teada. Aga meie nüüd mängime rebasega toominut edasi. Ja teile tada! Nii rebane. Nüüd on minu kord, jah? Ja mul on sidrun. Näe, see läheb siia. Tuta asjad. Tere! Mina olen Tuta. Ja täna ma olen detektiiv. Kas sina tead, kes on detektiiv? Detektiiv on inimene, kes uurib ja lahendab erinevaid salapäraseid juhtumeid. Näiteks, kui midagi on kadunud ja ei ole teada, kuhu see jäi ja miks. Nüüd ma räägin teile, mis juhtus. Oli täiesti tavaline päev. Ma tulin oma jalutuskäigult koju. Olin näljane ja tahtsin maiustada oma lemmikute kaaraküpsistega suurest küpsisekarbist. Läksin küpsisekarbi juurde. Avasin selle. Ja see oli tühi. Täiesti tühi. Kuigi ma tean, et alles eile oli see vähemalt poolenisti täis. Aga nüüd ei midagi. Ainult natukene puru. Kes võttis minu küpsised ja miks? Sellele hakkab vastama detektiiv Tuta. Selle jaoks on mul luup. Nii. See, kes näppas minu küpsised, jättis endast maha kindlasti mingi jälje. Mis see siin on? Tundub, et ma leidsin midagi. See on küpsise puru. See, kes näppas minu küpsised, jättis endast maha küpsise puru raja. Kui ma sellele rajale järgnen, siis jõuan ma kindlasti sööjani. Nii. Siit. Auto. See ei saa küll õige olla. Autod ei söö ju küpsist. Autod tarbivad kütust. Aga miks tõi see küpsisrada mind autoni? Ja mis see veel on? Uurime lähemalt. Valge. Ja lõhnab nagu piim. See ei saa küll õige olla. Auto sööb küpsiseid ja joob piima. Kahtlane värk. Kindlasti on see piim seotud selle inimesega, kes näppas ära minu küpsised. Aga kes see võiks olla? Kuidas see sinna sai? See näeb ka välja nagu piim. Uurime lähemalt. Tõepoolest, lõhnab nagu piim. Maitsen ka. Ja maitseb ka nagu piim. Kindlasti on see seotud selle tühja piimaklaasiga. Ja mis see on? See on rebase tempel. Äkki rebane tõesti teab midagi minu kadunud küpsistest? Rebane! Kuku! Rebane praegu pole aega naljadeks. Asi on väga tõsine. Tule siia. Rebane, kas sina tead, kuhu jäid minu maitsvad kaeraküpsised?
rebane. Miks sa ei vasta? Mis sul siin on? Küpsis, taskus. Ja miks sinu suu on küpsise puruga koos? Rebane. Kas sinul tekkis nii suur küpsiseisu, et sa sõid minu kaera küpsised ära? Aga miks sa ei küsinud? Ma oleksin ju andnud, sa oled ju minu sõber. Näete nüüd. Detektiiv Tuta lahendas oma esimese salapärase juhtumi. See oli imelihtne. Minu küpsised ei olnudki kadunud, vaid hoopis rebane sõi need ära ja unustas mulle öelda. Kui sinagi mõnikord satud mõne salapärase juhtumi peale, siis võid ka detektiiviks hakata ja selle ära lahendada. Järgmise korrani. Tada! Tuta asjad! Tere! Mina olen Tuta ja ma tahaks nagu midagi teha, aga ma ei tea, mida. Ma tean. Ma sõbran natuke oma peas. Äkki siis mulle meenub, mida ma tegelikult teha soovin. Pintsel. Peaks maalima? Ei, ma ei taha maalida. Komm. Kas peaks sööma? Pigem mitte. Mis mul siin veel on? Redis. Ma ütlesin, et ma ei taha süüa. Kingad. Peaks kingad ära sööma. Peaks jalutama minema. Ei, seda ka ei taha. Mis siin on? Ma ütlesin, ma ei taha joonistada. Mis see siis on? See näeb välja nagu väike pilv. Ma tean. Ma vaatlen pilvi ja siis mulle kindlasti meenub, mida ma tegelikult teha tahan. Aga toas ei ole pilvi. Ma vaatlen pilvi oma mõtetes. Ja, aga selle jaoks ma pean ennast enne venitama. Nii. Ma hingan sügavalt nina kaudu sisse ja venitan ennast pikaks ja suu kaudu välja. Kuku! Ma läksin peitu. Ma ei taha täna peitust mängida. Aga äkki ma tahan olla hoopis konn või äkki hoopis kass. Kass teeb nii. Või äkki hoopis koer. Nii. Nii. Nüüd ma olen küll valmis pilvi vaatlema. Alustuseks istun ma mugavalt, panen silmad kinni, hingan sügavalt nina kaudu sisse
ja suu kaudu välja. Kui ma hingan sisse, siis läheb mu kõht suureks nagu õhupall, vaadake. Ja välja hingates läheb õhupall jõust tühjaks. Nii, ma sulgen oma silmad ja vaatlen pilvi. Küll need on palju. Ja kõik torvavad kuhugi suvalises suunas, mitte midagi ei saa aru. Hästi, ma loen nad kokku. Esimene pilv on suur ja tormine nagu vihmapilv. Ja see tuleb otse minu suunas. Aga ma puhusin ta eemale. Ja teine pilv näeb välja nagu märatsev hobune. Aga nüüd ta rahunes ja läks aasele rohtu sööma. Ja kolmas pilv näeb välja nagu suur dinosaurus. Aga kuna ma ei kartnud, siis ta muutus väikseks hiireks. Rebane, kas sa oled sina? Ei, ma ei saa praegu rääkida, ma mediteerin. Ei, ma ei tee teed, ma mediteerin. See tähendab, et ma vaatlen ja korrastan oma mõtteid. Kas sina sooviksid ka mediteerida? Hästi. Aga selle jaoks pane silmad kinni. Hinga sügavalt nina kaudu sisse ja suu kaudu välja. Nüüd liiguta oma õlgasid üles ja alla, üles ja alla ja üles ja alla. Nüüd liiguta oma sõrmesid aeglaselt ja siis sirutame oma varbaid. Nii. Nüüd me oleme valmis vaatlema pilvi ja mediteerima. Vaata oma peas ringi. Millised pilved seal on? Ja kui palju neid on? Nüüd hinga sügavalt sisse ja välja. Ja puhu nad kõik eemale. Nüüd ava silmad. Kas teile ka üks meditee? Tada! Tutta asjad. Tere! Mina olen Tuta. Ja täna on meil siin 2 tutat. Mina olen usin tuta ja see seal on laisk tuta. Tal on täna laiskus kallal. Kas sul on ka vahel laiskus kallal? Kuku. Rebane hüüab sind. Kuku. Tuta, sinu sõber Rebane tahab sinuga mängida. Ma ei taha temaga täna mängida. Ma ei taha täna mitte midagi teha. Laiskus kallal. Ma ei taha oma kingapaelu siduda, ma ei taha oma tuba koristada ja ma ei taha täna mängida rebasega. Hea küll. Sellisel juhul on sul tarvis laiskuse vastast rohtu. Mida mul vaja on? Laiskuse vastast rohtu. Sellist rohtu pole olemas. Just. Ma mõtlesin selle ise välja. Aga juhuslikult on mul täna just laiskuse vastast rohtu kaasas. Ja ma võin seda sulle anda, kui sa seda tahad. Mul läheb endal ka vahel seda tarvis. No olgu. Ma võin ju proovida. Palun. No, mis tunne on?
tea, natuke väsinud on olla. See tähendab, et mõjub. Nüüd tuleb ainult ennast kokku võtta. Nii, kui sa täna ei oleks laisk, siis mida sa tegema peaksid? No, ma peaksin tegema 3 asja. Ma peaksin oma kingapaelad kinni siduma. Siis ma peaksin oma toa ära koristama. Ja siis ma peaksin mängima oma sõbra rebasega. Selge. Aga milline neist asjadest võtaks sul kõige vähem aega? Nagu milline asi saaks kõige kiiremini tehtud? Just. Kingapaelade sidumine läheb väga kiiresti. Nüüd mina arvan, et sellest võiks ka alustada. No hästi. See ei tohiks tõesti keeruline olla. Selge. Loeme koos. Tähelepanu. Valmis olla. Tähelepanu. Läks. Valmis olla. Start. Nii. Alguses teen ühe osa, siis teen teise osa. See on need omavahel kokku. Sealt tehtud. Nii, teine. Üks oas, teine oas, omavahel kokku. Tehtud. Nii. No, kas oli nii raske? Tõesti ei olnud. Hea küll. Nüüd mõtleme selle peale, et kui sa ei oleks täna laisk, siis mis oleks kõige raskem asi, mida sa täna tegema peaksid? Toa koristamine. Ma arvan, et selle jaoks mul läheks veel ühte annust laiskuse vastast rohtu tarvis. Ja toa koristamine on tõesti suur töö. Hästi. Ma annan sulle veel ühe annuse laiskuse vastast rohtu. Palun. Alustame. Nii. Ja. Alustame. Kuule. Ma tõesti tunnen ennast kuidagi paremini. Mulle tundub, et rohkem mõjub. Ja on üldse nii raske. Tehtud. Küll tõesti kähku. Aitäh, usinduta, et sa mind aitasid. Hea küll. Aga mõtle nüüd sellele, et kui sa täna ei oleks laisk, siis mis oleks kõige lõbusam asi, mida sa tegema pead? Mängiksin oma sõbra rebasega. Hea küll. Ja kas sa oled ikka veel nii laisk, et sa ei viitsi rebasega mängida? Ei viitsin ikka. Kuulsid, rebane? Ma ei ole enam laisk, nüüd me saame mängida. Laiskuse vastane ravim tegi mind terveks. Näete, minu laiskuse vastane ravim tegi laisa tuta laiskusest terveks. Kas teil on ka vahepeal laiskus peal? Kui on, siis võib-olla minu laiskuse vastane ravim aitab teidki. Aga ainult ärge unustage vett peale juua. Tada! Aitäh! Tere, mina olen Tuta ja sa tahad kindlasti teada, et mida ma praegu teen. Teate, kõik algas sellest, et kui ma täna hommikul ärkasin, siis ma teadsin, et täna on pahupidi päev. Ma lihtsalt tutsin seda. Ja teate, pahupidi päev tähendab seda, et ma teen kõiki asju pahupidi. Aga kas sa tead, mis tähendab pahupidi? Pahupidi tähendab vastupidiselt tavalisele. Nii et täna me võtame rebasega ette ka igasugu asju, mida me tavalistel päevadel muidu ei teeks. Mis on midagi sellist, mida sina tavalisel päeval ei teeks? No, pahupidi päeval saad sa seda igal juhul teha. Meie rebasega
sõime näiteks täna hommikul õhtust ja praegu ma riputasin üles jõulutulesid, kuigi jõulud on veel kaugel, aga mulle meeldivad jõulutuled ja jõulutuled mitte jõulude ajal on ju pahupidi. Ühtlasi rebane tahtis ka pea alaspidi rippuda, sest see on ju ka pahupidi. Kuule rebane, hea küll, aitab rippumisest. On aeg juua pahupidi teed. Rebane tahab teada, et mis asi on pahupidi tee. No, pahupidi tee on selline tee, mida juuakse kaussidest, mitte kruusidest. Ma usun, et see on ära tõmmanud, rebane ma panen sulle ka. Nii, sulle ja mulle. Nii, rebane, kas sina soovid ka oma tee sisse soola? Ise tead, kuna mina tahan juua tõeliselt pahupidi teed, siis ma panen tee sisse suhkru asemel soola. Panen natuke veel. Nii. Proovime. See pahupidi tee on tõesti väga soolane. Mis see on? Kas te kuulete? See kõlab nagu kass. Aga mul ei ole kassi. Aga samas on pahupidi päev. Rebane, kas sa kuuled, kus see tuleb? Issand, see tuleb minu kotist. Kas mul on koti sees kass? Vaatame. Minu telefon mjaugub. No, pahupidi päeval võib ka ju telefon pahupidi heliseda. Huvitav, kes see on? Võtame vastu. Ja hallo, tuta kuuleb. Tere, Fennek. See on Fennek. Ja, kuidas sul läheb? Väga tore. No meil näiteks rebasega on praegu käsil pahupidi päev. Mida? Sul on ka täna pahupidi päev. Fennekil Aafrikas on ka täna pahupidi päev. Hea küll, ja mida sina oma pahupidi päeval teed? Sa kannad mütsi, kindaid, salli ja sokke. Fennekaga Aafrikas on ju palav. No, ja, väga loogiline. Pahupidi päeval tulebki teha asju pahupidi. Ja, olgu aga ilusat päeva sulle. Ja nägemiseni. Fennek kannab Aafrikas täna talveriideid ja seal on väga palav. Mina peaksin ka varsti välja minema. Ja ma tahaksin ka midagi väga äraspidist selga panna. Huvitav, mis see võiks olla? Mida? Huvitav mõte. Rebane ütles, et ma võiksin täna pistjaamaga välja minna. Ja, hea küll. Aga enne seda ma tahan teile laulda pahupidi laulu. Veider on valgus, kui hommikul ärkan. Kuu särab taevas ja päikest ei märka. Nii on tõesti imelik. See ei ole võimalik. Täna tahan käituda täiesti teisiti. Õhtu ei need, see on hommikul ma. Ise ennustan tänast ilma. Juuksid hamba
mina, tuta. Vennek, see olen ju mina, tule siia. Sa arvasid, et sinuga räägib robot. Mina tüdinesin täna oma häälest ära ja ma otsustasin rääkida mõne muu häälega. Selle jaoks on mul kast, kuhu ma kogun hääli. Õnneks sina istu siia. See on minu häälte kogumise kast. Vaadake, õhupall. Millist häält võiks teha õhupall? Proovime. Tere! Mina olen väikese õhupalli hääl ja mina olen täna sinu sõber, sellepärast et tuta läks poodi ja tuleb koju alles mustmiljoni aasta pärast. Ei, mulle ei meeldi väikese õhupalli hääl. See ju luiskab. Tuta ei läinud üldse poodi. Ma olen siin. Vaatame, mis hääli mul veel on. Pilv. Vaadake, suur ja tume vihmapilv. See on kindlasti hirmus hääl. Aga proovime. Tere, mina olen suur pilv. Üki, kaki, kommi, nommi, vanamees hüppas üle pommi. Hiired kõditasid naba, sina oled mängust vaba. Äkki käis üks kõva pauk, vennekil on püksisauk. Suure pilve hääl polnud üldsegi nii hirmus, see oli hoopis naljakas. Aga teate, mis häält ma veel oskan? Kinnise nina häält. Kas teie teate, kuidas kõlab kinnise nina hääl? Vaadake. Tere, mina olen tuta ja mulle ei meeldi üldse kellegiga sõbrustada. Ma olen maailma kõige ebasõbralikum tuta. Kinnise nina hääl on totter. Tal on täna vist paha tuju. Teda ma ei taha. Kelle häälega ma võiksin rääkida? Ma tahaksin kõlada targalt. Kes võiks kõlada targalt? Ma vaatan, mis mul veel kastis on. Öökull. Öökullid kõlavad kindlasti targalt. Teate, öökullid teevad niimoodi. Ja öökullid näevad pimedas. Hea küll, ma proovin öökulli häält. Mina olen tark tuta. Ma olen nii tark, et ma võiksin hakata presidendiks. Ma ei taha hakata presidendiks. Vähemalt mitte täna. Vaatame veel. Mis see on? Vaadake, mingi täpp. Huvitav, mis hääl see võiks olla? Proovime. Tere, mina olen tuta. Mul on oma häälekast ja sul ei ole. See on ju toriseja hääl. Kuulge, toriseja hääl on nii tüütu, et seda ei taha mitte keegi enam mitte kunagi kuulata. Keegi koputab. Aga ma ei oota ju külalisi. Kes olla võiks? Kes seal on? Tere, mina olen tuta. Tuta. Ei, see ei saa olla tuta. Mina olen ju tuta ja mina olen siin. Kuku. Äkki see on tegelikult hoopis kuri hunt, kes on riietanud end tutaks ja väidab end olevat rebane.
kui sa oled päriselt rebane, siis ütle mulle salasõna. Me leppisime rebasega kokku, et meie salasõna on atsih. Nii et kui ta ütleb atsih, siis ma tean, et see on päriselt minu sõber rebane. Rebane, mis on salasõna? Ja ongi minu sõber rebane. Hea küll, ma lähen teile vastu, aga teie mõelge, milline hääl on teie lemmik. Nägemiseni! Rebane, tule sisse! Tere! Mina olen Tuta ja me mängime rebasega lauamängu. Ma veeretan uuesti. 6. Nii. 1. Mis see oli? Kuule, mitte midagi ei näe. Rebane! Rebane, kus sa oled? Tere! Kas sa oled sina? Mulle tundub, et meil läks just elekter ära. Mis see on? Ma panen küünla põlema. Siis on natukene julgem. Nii. Nii, kui küünal on põlema pandud, siis tuleb tikk ära kustutada, sest muidu võib süttida ka midagi muud. Rebane, see olid sina. Ma täiesti ehmatasin. Muidugi, mõnede loomade, näiteks kasside, koerade ja ka rebaste silmad helendavad pimedas. Rebane, mis on? Kas sa kardad pimedust? Tead, ma panen raadio mängima, siis ei ole nii hirmus. Näe. Ei tööta. Muidugi, raadio on ju elektriseade. Ja see vajab töötamiseks elektrit. Aga elektrit meil praegu pole. No, aga Rebane, hea küll, aga mängime edasi. Ma tahaksin nii hirmsasti võita. Aga praegu on pime. Ja ma tean, et rebasele meeldib sohki teha. Ja pimedas ma ei näe, kui ta nupud ära peidab. Mida me siis võiksime teha? Ma tean. Me võiksime teha varjuteatrit. Varjuteatri tegemiseks on meil tarvis pimedust ja küünalt. Ja need on meil olemas. Proovime. Hästi. Rebane, sina istu siia. Nii. Ma tean, enne ma peaksin majahoidjale helistama, sest tema teab kindlasti, miks elekter ära läks ja mida sellega peale hakata. Aga kus on minu telefon? Ilmselt telgis. Näe, ma helistan majahoidjale. Hallo, tere majahoidja. Ja Tuta siin. Teate, meil on selline mure, et meil läks elekter ära. Ahah. Hästi. Jaa, selge. Aitäh. Majahoidja ütles, et elekter võib ikka vahel ära minna ja et selles pole midagi hirmsat ja et ta tuleb kindlasti tagasi. Aga seniks, Rebane, meie saame varjuteatrit edasi teha. Nii. Ma liigutan need siit eest ära, siis meil on rohkem ruumi. Küünlast tuleb eemale hoida. See on väga kuum. Alustuseks tuleb võtta üks käsi, panna sõrmed püsti ja siis teine käsi, rusikas, siia peale. Vaadake, see on tigu
elas kord üks väga ablas tigu. Ta oli metsas ära söönud kõik maitsvad rohelised taimed ja otsustas seepärast minna taluniku aeda kapsast sööma. Taluniku aias oli aga koer, kes oli kuulnud, et tigu on väga ablas ja teo äraajamiseks hakkas koer haukuma. Tigu ehmatas ja roomas minema. Aga tigu oli ära söönud ka kõik põdra maitsvad rohelised taimed. Nii et nüüd otsustas ka põder minna taluniku aeda kapsast sööma. Seda kuulis koer ja ta teadis, et põder on ju väga suur loom, nii et tema sööb ära kogu kapsapea. Ja sellepärast kuule, meil just hakkas nii lõbus ju. Elekter tuli tagasi. Ma tean, me võime tuled jälle kustu panna, siis me saame varjuteatrit edasi teha. Eks ole? Tuled kustu! Nii, kuhu me jäimegi? Aga koer haukus põdra peale nii kõvasti, et ta ehmatas puudelt ära ka kõik ümber olevad linnud. Tule siia. Mida? Sa tahad ka sarvi? Rebane soovib ka endale sarvi nagu põdral. Hea küll. Proovime. Nii. Piump. Vaadake. Rebasel on sarved. Kui te soovite, te võite ka kodust varjuteatrit proovida. Meie jääme edasi mängima, aga teile nägemiseni. Tuta asjad. Tänan, palun. Tänan, palun. Tere, Tänan, minu nimi on Tuta tänan, ja ma ei tea, kuidas seda tänan, plaati kinni panna. tänan, palun, Fennek, palun, Fennek. tänan, palun. Fennekile meeldib väga muusikat kuulata, aga no see siin ei kõla nagu muusika, see kõlab nagu mingisugune, nagu mingi katkine plaat. Kogu aeg üks ja sama. Tänan, palun, tänan, palun, tänan, palun. Kuidas see? Juhe. Palun, tänan, palun, tänan. Üles leidsin. Kõige viisakamad sõnad. No, tänan ja palun on tõepoolest väga viisakad sõnad. Aga mind huvitab, et milline on maailma kõige viisakam sõna? Teate, mina arvan, et maailma kõige viisakamat sõna ei olegi veel välja mõeldud. Nii et see tähendab, et mina võin selle välja mõelda. Milline võiks olla maailma kõige viisakam sõna? Palumus, tänamus, ei. Nakataka, shiki. Nakataka, chiki. Teate? Ma arvan, et ma mõtlesin just välja maailma kõige viisakama võlusõna. Maailma kõige võluvama viisakussõna. Fennek, kas sa nakataka tšikita võiksid mitte vilistada? Nakataka tšikita, Fennek. Fennek, kas sa nakataka tšikita tuleksid minu juurde? Fennek! Nakataka tšikita, et tulid minu juurde. Teate, ma arvan, et
mulle meenus just üks laul maailma kõige viisakamast põlusõnast. Tahate, ma laulan seda teile? Hästi. Penneks, sina istu siia. Nii. Aitäh õhtusöögi eest, aitäh, et hoidsid lahti just, aitäh, et nii kena sa. Ah, kui hea on tänada, kui aitäh pole piisab, võlusõna lisan ma. Nakataki tšikita, nakataki tšikita. Kui ma ise jäänud hätta ja mind sõbrad aitavad, siis saan neile ütelda nakataki tšikita. Palun tule mängima, palun, kas ma kommi saan, palun räägi minule, palun oota veidike, kuid kui palun pole piisab, võlusõna lisan ma. Nakataki tšikita, nakataki tšikita. Kui ma ise jäänud hätta, siis mind sõbrad aitavad ja saan neile ütelda nakataki tšikita, nakataki tšikita, nakataki tšikita. Tuta asjad. Rebaseke, ma puhkan 5 minutit veel. Rebaseke, palun. See ei olnud rebane. Rebane teeb ju kuku. Äkki see oli mu kell? Ei, kell teeb tikk-takk, tikk-takk. Tere, minu nimi on Tuta ja mulle tundub, et keegi piiksub minu majas. Tasa. Kuulete, see tuleb kuskilt siit samast. Kuulete? Näete, üles leidsin. See, kes minu majas piiksub, on siia kasti roninud. Ja tal on saba. Ja ta on magama jäänud. Ma ootan, kuni ta ärkab. Tere! Kas ärkasid? Hästi. Ma võtan su kastist välja. Vaadake, see on Mäger. Aga kuidas ta minu kasti sai? Minu meekomm, ma panin selle eile sinna kasti. Ja mulle tundub, et keegi on sellega maiustanud. Ma tean. Mägrad tunnevad väga hästi lõhna ja veel maitseb neile väga mesi. Mina arvan, et see juhtus nii. Mäger nuhutas õhku. Tundis magusate lillede lõhna. Ja tundis meekommi lõhna. Ja siis ta ronis kasti, sest arvas, et see on mesi. Ja läks ja sõi minu meekommi. Ja jäi sinna magama. Rebane, tule vaata, meil on Mäger külas. Tule vaata. Meil on külaline. Vaata. See on pisike Mäger. Ta oli meie juurde siia kasti magama jäänud. Rebane, vaata. Ta on nii pisikene.
rebane, vaata. Ta on väike mägrapoiss. No. Rebane. Vaata, kui pisikene ta mägrake on. Talle tuleb pai teha. Siis ta on rahulik. Vaata, kui toredad triibud tal on. Nii armas. Rebane, miks sa traktori siia tõid? Sa tahad mägra ära viia, sellepärast, et ta on liiga pisike ja sa ei saa temaga mängida. Rebane, vaata. Mäger on praegu pisike, aga tema eest tuleb hoolitseda ja talle tuleb pai teha. Ja kui ta kasvab, siis te saate koos mängida. Miks ole? Nii, kas paneme mägra tuttu? Paneme ta siia voodisse, vaata. Paneme ta siia voodisse. Kas sa lähed sätid tekki? Mine. Parti poi. Jaa. Vaata, on ju armas. Miks ole? Nägemiseni. Tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja mulle meeldib väga kirju kirjutada. Täna me saadame minu sõbra Fennekiga üksteisele autokirju. Kas sina tead, mis asi on autokiri? Autokiri ei ole üldse tavaline kiri. See on selline kiri, mis viiakse kohale autoga. Ja sellepärast ma joonistasin siia jäätise. Ma tean, et Fennekile väga maitseb jäätis. Ja nüüd ma pean siia taha veel kirjutama ka jäätise tähe. Jäätise tähe. Ma kirjutan siia kõrvale jäätise tähe. Jäätise täht on jott. Just nii. Ma kirjutan selle rohelise värviga. Nii. Siia. Jott. Jott on jäätise täht. Nüüd ma panen selle kirja ümbrikusse. Panen selle ilusti kokku. Ja siia sisse. Nii. Ja nüüd ma pean veel ümbriku peale kirjutama Fenneki tähe. Fenneki täht on F. Mis sõnad algavad veel F tähega? No näiteks frikadell, flamingo. No need ei ole eriti palju. Fenneki tähe ma kirjutan oranži värviga. Nii. F. Valmis. Ja nüüd mul on vaja autot. See on minu autopult. Ja nüüd ma panen selle kirja auto peale. Nii, pakk on valmis. Nüüd ma pean selle lihtsalt kohale toimetama. Tagasi. Nii. Näe! Kohal! Fennekiri on kohal! Nüüd ma pean lihtsalt ootama. Mida Fennek mulle vastab. Fennek, kaua sul läheb? Fennek kirjutab vist väga pikka kirja. Fennek, tee kiiremini, ma ei jaksa enam oodata. Näete, siin peal on T-täht. See on minu täht, Tuta täht. Mis sõnad veel T-tähega algavad? Näiteks tool,
ja tuul ja torm. Need on palju. Kas vaatame, mis kirja sees ka on? Vaatame. Vaadake, siin on palju marju. Fennek teab, et mulle väga maitsevad marjad. Nii, aga marjade täht on M. Vaatame, mis marjad siin on. Need suuremad punased on maasikad ja maasikate täht on M. Ja need pisemad, tumedamad marjad on mustikad ja mustikate täht on ka M. Maasikad, mustikad, maasikad, mustikad, maasikad, mustikad. Maitsev. Mis on sinu lemmikmari? Hästi. Aga kas sa oskad seda joonistada? Aga kas sa oskad seda kirjutada? Kas proovid? Proovi. Kohtumiseni. Tadaa! Tuta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja täna ma mängin enda pabernukkudega. Vaadake. Mul on see korv. Korvi lõikasin välja. Ja siin on Tuta nukk. Talle saab igasugused erinevad riided selga panna. Sügisnäitus. Mul läks täiesti meelest ära, ma pean homme sügisnäitusel osalema ja ma ei ole mitte midagi ette valmistanud. Nii. Ma pean ruttu ära koristama laua ja ettevalmistusi tegema. Kas sina tead, mis asi on sügisnäitus? No see on selline näitus, kus kohas saab vaadata igasuguseid erinevaid köögiviljadest tehtud asju. No selliseid sügiskompositsioone. Kas sa tead, mis asi on kompositsioon? No kompositsioon on asjade paigutus ja neid võib paigutada igat moodi. Sa võid köögivilju paigutada nii, et nendest tekib näiteks ema või isa või auto või pingviin, mida iganes. Aga selle jaoks on mul vaja köögivilju. Ma käisin eile maal ja tõin. Kuhu ma need panin? Näe, ma tõin maalt köögivilju. Ja mina valin siit 2 suvikõrvitsat, siis porgandi ja 2 tomatit. Ja näete, ma tõin kõrvitsa ka. Kas te teate, et kõrvits on tegelikult mari? Imelik, eks ole? Ja kompositsiooni ehitamiseks mul on vaja ka tikke. Need ei ole köögiviljad, aga need mul läheb ehitamisel tarvis. Nii. Mida ma teha võiksin? Mul on vaja ka lõikelauda ja nuga. Lõikelaud ja nuga. Nii, mida ma neist teha võiksin? Ma tean. Ma teen neist auto. Nii, aga selle jaoks mul on vaja lõigata suvikõrvitsast 4 viilu. Ma lõikan selle otsa ära. Nii, seda ma ei kasuta. 1. Ja noaga peab lõikama väga ettevaatlikult, sest see on väga terav. 2, 3, 4. Nii. Ja nüüd mul on vaja ka porgandist 4 viilu. Nii. 1 ja 2 ja 3 ja 4. Nii. Nii, sellest saab minu auto keha. Ja nüüd ma panen talle alla ka rattad. Kuidas see võiks käia? Mul on selle jaoks vaja tikku. Ma panen tikku siit keskelt läbi.
see on ratas ja see on rattavelg. Nii. Ja selle ma panen siia. Näe, esimene ratas on valmis. Nii, teine ratas. Aga ka tikkudega peab olema ettevaatlik, et need näppu ei lükka. Autol on 4 ratast. Praegu olen 3. juures. 3. ratas ja viimane ratas tuleb siit. 4, ma kohe näitan teiselt poolt ka autot. Näete? Nii, mida mul veel vaja on? Ma tean. Ma saan tomatitest teha reisijad. Nii, kumba ma panen? Niimoodi. Panen siia alla tiku ja siis lükkan selle siit sisse. Näe. Valmis 1 reisija ja teine reisija. Roolib see, kes on natuke suurem. Päris raske seda teha. Aps. Nii, aga midagi on nagu puudu. Mis on puudu? Rool. Autol on vaja rooli. Selle jaoks, et sellega sõita saaks. Selle jaoks ma võtan 1 porgandi kette ja panen siia tiku. Ma teen natukene viltu. Viltu siia sisse. Ja panen, oot. Nii, rooli. Näh, tuttamobiil on valmis. Minu arust sai väga ilus. Aga nüüd ma pean küll sügisnäitusele minema. Nii et ma võtan oma auto ja Fenneki kaasa ja hakkan sättima. Aga teiega kohtume varsti. Nägemiseni! Tutta asjad. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Tere! Minu nimi on Tuta ja täna ma planeerin koos oma sõbra Rebasega nädalaplaani. Nii, aga alustame algusest. Esmaspäev. Esmaspäev on nädala esimene päev ja mulle meeldib ennast nädala alguses venitada. Selle jaoks annan ma endale erinevaid ülesandeid. Näiteks mõnikord ma mõtlen, et ma olen puu ja et mu käed ja pea on oksad ja et ma saan neid igas suunas liigutada. Ülesse ja alla. Ja nii. Ja nii. Hei! Esmaspäev on venitamise päev. Teisipäev. Väga hea, Rebane. Hea töö. Teisipäev. Ma ei tea, mida teie teisipäeviti teete, aga mina näiteks teisipäeviti jooksen just nii. Jah. Ja joosta saab näiteks koha peal, aga joosta saab ka nii, et sa liigud. Näiteks tagurpidi. Või siis edaspidi. No võt, jooksmiseks on väga palju erinevaid variante. Jätkame. Kolmapäev. Kolmapäeval ma hüppan. Hüppame. Ja hüpata saab koha peal, aga hüpata saab ka nii, et sa liigud. Hopp. Ja tagasi. Hopp. Ja edasi. Ja tagasi. Väga hea. Kolmapäev on hüppamise päev. Neljapäev. Nii. Neljapäev. Neljapäeviti mulle meeldib treenida enda painduvust. Sest mulle meeldiks, et ma saaksin liikuda nagu madu.
aga maod liiguvad niimoodi, jah? Maod liiguvad niimoodi. Ehk siis neljapäeval treenime painduvust. Reedel ma ei tee mitte midagi. Reedel ma lihtsalt puhkan ja vaatan pilvi. Hea küll. Rebasel on õigus. Reede ei ole veel puhkepäev. Seega reedel ma ei saa veel laiselda. Aga mida ma siis reedel teen? Ma tean. Reedel ma pingutan kõvasti ja õpin tegema kukerpalli. Nii, valmis? Nägid? Ja tagasi ka. 1, 2. Nii, reede on kukerpallitamise päev. Ja kätte ongi jõudnud laupäev. Ja olemegi jõudnud laupäeva. Laupäev on küll puhkepäev. Tegelikult on nädalas 2 puhkepäeva. Laupäev ja pühapäev. Ja vot neil päevadel ma küll ei tee mitte midagi. Ma lihtsalt puhkan ja vaatan pilvi. Ja nädalaplaan ongi valmis. Aga kuidas ma selle kõik meelde jätan? Ma tean. Laul aitab mul meelde jätta, mida ma igal päeval tegema pean. Nii et laulame. Jah? Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Esmaspäeva hommikul võimelda on vaja mul. Teisipäeval lipata, kolmapäeval hüpata. Zim, zum, zim, zim, zum, zum. Zim, zum, zim, zim, zum, zum. Teisipäeval lipata, kolmapäeval hüpata. Kuidas meelde jätta see? Kohe pähe õpime. Neljapäeval kõva kolin, toolide alt läbi ronin. Mida teha reedega? Kukerpalli treenida. Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Toolide alt läbi minna, kukerpalli visata. Kuidas meelde jätta see? Kohe pähe õpime. Laupäev käes siis mõelda võib, kas on ära tehtud kõik. Pühapäeval meeles pea, et ka puhata on hea. Zim, zum, zim, zim, zum, zum. Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Tõsted kükid jooksusamm, kuidas meelde jääb kõik see. Väike hüppe kukerpall, kohe pähe õpime. Tere! Vaadake. Ma kasutan lehti, et joonistada ja uurida, mis siit välja tuleb. Nii. Nii, mis see võiks olla? Ma tean. Vaadake,
ma tegin teo. Rebane, mis sinul välja tuli? Näita. Vaadake, Rebane kasutas kivi ja joonistas siia midagi sellist ringitaolist. Mis see võiks olla? Ma tean. Vaadake, see on lepatriinu. Need mõlemad on need meie pisikesed sõbrad, kes käisid meil ka suvel külas. Ja vaadake, väljas on juba päris jahedaks läinud ja lehed on puude pealt maha langenud. Näete, need on juba punast ja oranži ja kollast värvi. Ja see tähendab seda, et meie pisikesed sõbrad lähevad varsti talveunne. Kas sa kujutad ette selline uni, et sa lähed sügisel magama või talvel? Järkad alles kevadel. Väga pikk uni. Ma usun, et selle une jaoks peab olema kindlasti väga hästi söönud ja väga-väga väsinud. Rebasel tuli tore mõte. Ta ütles, et me võiksime otsida päris teod ja neile spordivõistluse korraldada, et neil talvel parem uni oleks. Kas otsime tigusid? Otsime. Nii, kus võiksid teod olla? Teod! Kui suured! Vaadake, võtan selle lehe ära. Ja näete, siin on teine. Näete? Nii. Näete, võistlejad on valmis. Teeme neile platsi ka puhtaks. Nii. Teeme nii, et start algab siit. Ja teate, mul on nende jaoks ka finiš. Nüüd, tähelepanu, valmis olla, start! No mine, näe, tumedam läheb, juhu, mine edasi, mine, mine otse, mine finiši suunas ja mine. Mul on neile ka auhind. Näete, mul on õun, kes kõige enne lõpetab, saab auhinnaks õunaviilu. Nii, jätkake võistlust, jätkake nüüd. Teate, tigude võistlus võtab ikka päris kaua aega. Nii, ei kaldu teelt kõrvale ja tume kaldub teelt kõrvale. Palun keerake ennast otse. Härra või preili tigu finiš on seal pool. Minge sinna poole. Mine sinna. Näete, ma panen neile õuna sinna valmis, siis nad teavad, kuhu tulla. Finiš. Tulge finiši suunas. Teod. Tulge. Panen selle siia. Mine. Teate, kas te teate, et teod on võib-olla sellepärast nii aeglased, et neil on ainult üks jalg. Vaadake, see osa, mille peal nad siin roomavad, seda nimetatakse jalaks. Ja nende silmad on tunnalde otsas, siin, üleval. Juhu, mine. Ma ei jaksa oodata nii kaua. Teate, ma toon finišid natuke lähemale. Nii, paneme finiši siia ja nüüd on võistlus väga tuline. Kes ületab esimesena finiši joone? Ja esimene tunnal on juba peaaegu üle. Mine õiges suunas. Kuhu sa pöörad? Mine. Nii, vaatame siit. Rebane, mis sina arvad? Vaatame. No ja tegelikult on meil võitja! Wuhu! Näete, tegelikult see tigu on ületanud finišijoone esimesena. Ja sulle on autasuks õun.
päev. No hea küll. Ma annan teisele kohale ka auhinna. Näe. Teile on ka auhun. Sina võid kodus samasuguse tigude võistluse korraldada. Oli ju lõbus? Oli. Tada! Tuta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja meie rebasega läheme kohe õue lompidesse hüppama. Mulle väga meeldib lompides hüpata. Ma kuulsin täna hommikul raadiost ilmateadet, kus öeldi nii. Täna sajab terve päev vihma. Riietuge ilmale vastavalt. Pange jalga kummikud, selga vihmamantel ja ärge unustage vihmavarju kaasa võtta. Rebane. Kas sina joonistasid selle? Kas see on minu maja? Nii tore. Vaadake. Oota, aga sellel pildil on midagi väga kummalist. Sellel pildil paistab ühel ajal päike, sajab lund ja vihma. Nii ei juhtu päriselt mitte kunagi. Arvad? Ma tahaksin küll sellise pildi peale minna. Tõesti? Kas proovime? Proovime. Nii. 1, 2, 3. Õnnestuski. Vau! Vaadake, mu maja on joonistatud. Nii lahe. Vihma hakkas sadama. Nüüd mul oleks küll vaja kummikuid, vihmamantlit ja vihmavarju. Mul on need toas olemas, ma lähen toon. Nii. Vihmamantel, vihmavari ja kummikud. Kuhu siis see lubatud vihm jäi? Päike. Vihmamantliga hakkab mul küll palav, kui päike väljas on. Ma lähen vaatan ära. Neid mul vaja ei lähe. Ma võtan päikeseprillid ja palli. Lumi. Kuhu siis see lubatud päike jäi? Niimoodi hakkab küll väga külm. Ma pean jälle riided ära vahetama. Ma lähen panen midagi soojemat selga. Midagi sooja. Ruttu. Kelgu võtan kaasa. Päike. Kus siis see lumi jäi? Kas ma nägin und? Mitte lund. Peab jälle riided ära vahetama. Ei, teate,
ma vean hoopis ilma ninapidi. Kätte jõudnud. Kurjad ilmad, minu käed on külmad. Minu käed külmad. Teate, mul tuli laul. Tahate kuulda? Valmis? Õue minna oleks vahva, aga õues sajab vihma. Keerab kõik mu plaanid kihva. Siis kui paistab hele päike, siis saab õues teha käike. Siis saab õues teha käike, näole saada pruuni läike. Siis kui maailm upub lumme, hange poen ja tekib tunne. Hange poen ja tekib tunne, et ma tahan jääda unne. Kätte jõudnud kurjad ilmad. Minu käed on väga külmad. Minu käed on väga külmad. Õues pole sooja küllalt. Siis kui paistab hele päike, siis saab õues teha käike. Siis saab õues teha käike, näole saada pruuni läike. Siis kui paistab hele päike, siis saab õues teha käike. Siis saab õues teha käike, näole saada pruuni läike. Näole saada pruuni läike. Tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tutta ja täna ma ehitan pisikest linna. Vaadake, mul on siin näiteks lilled. Panen selle siia peenrasse. Siis mul on siin veel autodele tee ja autod. Ma olen täiesti ära unustanud. Täna on ju 24. veebruar. See on väga-väga tähtis päev. Tähendab see seda, et täna on Eesti riigi sünnipäev. Ja selle puhul heisatakse majade külge lipud. Mul läks täitsa meelest ära. Ei ole hullu. Näete, mul on Eesti lipp. Ma panen selle oma maja külge. Näh, valmis. Vaadake, enamus majade külge on Eesti lipud heisatud. Välja arvatud Fennekil. Fennek! Mis sinul siin on? Fennek, see on ju Soome lipp, see ei ole Eesti lipp. Fennek ütles, et talle meeldib Eesti lipp väga, aga et talle meeldib ka Soome lipp väga. Ja tõesti, see on väga ilus, vaadake, selline valge sinise ristiga. Tead, mis, Fennek? Teeme siis nii, et mängime, et me oleme Soomes ja täna on Soome sünnipäev ja et kõikide majade külge on heisatud Soome lipud. Proovime! Jah. Selleks ma kasutan oma võlukeppi. Näe, õnnestuski. Selline näeb välja Soome linn Soome pidupäeval. Kõikide majade küljes on Soome lipud. See on väga ilus, tõesti väga ilus. Vaadake, ma uurin lähemalt. Mul on selle jaoks luup. Soome lipp on selline valge ja sinise ristiga. Aga mis see siis on? Fennek! Sinu maja küljes ei ole praegu Soome lipp. Sinu maja küljes on Läti lipp. Miks?
sulle meeldib ka Läti lipp väga. No hästi. Tead, aga mängime siis hoopis, et täna on Läti pidupäev, et me oleme Lätis. Jah? Kasutame selleks võlukepikest. Näe, õnnestuski. Need on kõik Läti lipud. Vaadake, Läti lipp on selline punane, tumepunane ja valge. Triibuline, tumepunane, valge ja tumepunane. Väga ilus. Mulle väga meeldib, kuidas Läti pidupäeval välja näeb. Venek, kas sulle ka? Kuule, aga mis see on, Venek? Sinu maja küljes ei ole Läti lipud. Sinu maja küljes on Rootsi lipp, mis on sinine ja kollase ristiga ja Taani lipp, mis on punane ja valge ristiga. Kuule, kuidas sa seda olukorda seletad? Venek ütles, et talle meeldivad kõik lipud. Ja tema tahaks, et tema maja küljes oleks iga päev uus lipp. Tead, tegelikult kõik need riigid on omavahel sõbrad ja tead, kui neil sünnipäev on, siis me võime neil õnnitluseks kaardi saata. Aga täna on 24. veebruar, mis tähendab, et täna on Eesti sünnipäev ja meie oleme Eestis. Nii et täna me peame oma majade külge panema Eesti lipud. Eks ole? Eesti lipud. Näe, kõikide majade küljes on Eesti lipud. Väga ilus. Ilusat sünnipäeva ja häid pühi. Tada! Tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tutta ja täna me käisime rebasega pargis jalutamas. Näete, me korjasime sügislehti, jooksime ja mängisime peitust. Ja siis meil hakkas natukene jahe ja me mõtlesime, et me läheme kohvikusse teed jooma. Rebane. Rebane! Rebane! Rebane, kus sa? Rebane! Rebane! Kullakene. Ma arvasin, et ma kaotasin su ära. Palun ära kao niimoodi ära. Mõtle, kui sa kaoksid ära, ma ei leiaks sind enam mitte kunagi ülesse. Pisikesed rebased peavad tänaval käima koos vanemate või lastega, eks ole? Jah. Rebane, mis sul siin on? Mis see on? Rebane ütles, et ta leidis maast koera kaka. Rebane, ma arvan, et see ei ole koera kaka, see on lihtsalt üks väga räpane komm. Tead, neid komme ei ole mõtet maast üles võtta. Paneme selle praegu tasku ja viskame pärast prügikasti, eks ole? Aga nüüd lähme kohvikusse teed jooma. Jah? Just nii. Lähme. Lähme siit üle tee. Näe. Rebane vaata, praegu on fooris punane tuli, mis tähendab, et meie ei tohi liikuda. Meie peame ootama rohelist tuld. Ja nüüd tuligi roheline. Nii, aga kui roheline on ees, siis ikkagi teeme alati nii, et vaatame enne vasakule ja paremale ja veendume, et ükski auto ei kihuta ja kõik meid näevad. Nii, ja nüüd me oleme valmis. Lähme üle. Kui emme ütleb teed mööda, auto tõtleb la-la-la, la-la-la. Autodel alati on kiire, nende kiirusel ei ole piire. Peatu, oota, seisma jää, luba, et issi sul annab käe, la-la-la, la-la-la. Lõputu on autode voog, kiire
alati on kiire, nende kiirusel ei ole piire. Peatu, oota, seisma jää, luba, et isi sul annab käe. La la la, la la la, lõputu on autode voog. Kiire, kiire on autode hoog. La la la, la la la. Palun vaata sinagi enne tee ületamist alati vasakule ja paremale. Isegi kui fooris põleb roheline tuli. Veendu, et autod on siin näinud. Tutta asjad. Tere! Minu nimi on Tuta ja mina oskan näiteks oma varbad kinni püüda. Näete? Käes. Kas sina oskad ka? Proovime koos. Püüame, 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 püüame. Käes! Mis karp see on? Kas see on sinu karp? Minu karp see ka ei ole. Huvitav, kuidas see siia sai? Huvitav, mis siin sees on? Kas teeme lahti? Teeme. Nii põnev. Siin on komm. Ja siin on kirjas võlukomm. See on võlukomm. Kui sa selle kommi ära sööd, muutud nähtamatuks. Ei usu. Peale kui üldse ei usu, et see mingi võlukomm on. Võlukomm ei ole ju päriselt olemas. Võlukommid eksisteerivad ainult muinasüttudes. Teen selle ikkagi lahti. Lõhnab magusalt. Ma ikkagi ei söö seda kommi. Ja pealegi, ma ei taha olla nähtamatu. Ma tahan olla nähtav. Ma panen selle ära. Ma parem puhkan natuke. No, ma parem pikutan natuke. Mis see on? See on ju minu sõbra Fenneki kaabu. Aga miks see õhus ripub? Miks Fenneki kaabu ilma Fennekita ringi jalutab? Fennek, sina? Sa oled nähtamatu. Miks sa nähtamatu oled?
kas sa sõid võlukommi ja nüüd sa muutusid nähtamatuks? Aga ma ei taha nähtamatut fennekit, ma tahan nähtavat fennekit. Mida me teeme, fennek? Ma tean. Siin karbis peaks olema kindlasti mingi vihje. Nii. Kui sa tahad nähtavaks muutuda, pead lugema 1-3 ja 3-1. Kas sina oskad lugeda 1-3 ja 3-1? 1, 2, 3 ja tagasi 3, 2, 1. Kas aitad mul seda teha? Teeme seda koos, siis me näeme jälle fennekit. Jah? Ja hoiame pöidlad pihus, et see meil õnnestuks. Nii, alustame. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Fennek! Õnnestuski. Nii tore, et sa jälle nähtav oled. Oi, tule siia. Aitäh, et sa aitasid mul lugeda. Nüüd on Fennek jälle nähtav. Kohtumiseni. Tadaa! Tutta asjad. Tere, mina olen Tuta ja täna ma otsin silmapiiri. Kas sina tead, mis asi on silmapiir? Silmapiir on selline koht, kus kohas taevas kohtub maaga. Kummaline, eks ole? Aga silmapiiri juures just täpselt nii ongi. No, linnas ei ole tavaliselt silmapiiri näha, sellepärast, et seda varjavad näiteks kõrged majad või postid või sillad. No ja tegelikult ega siin ka praegu silmapiiri näha ei ole. Aga kas lähme otsime? Lähme. Lähme sinna. Mõnus metsas kõndimine. Mets on suur ja roheline. Seal on suurte puude varju. Peitnud ennast palju marju. Silmad lahti metsa mine. Mets on suur ja roheline. Linnud loomad metsa teil. Tere tahaks öelda neil. Keelatud on karjumine. Mets on suur ja roheline. Seened samblast ujuvad. Virgemad on sipelgad. Kõht on tühi, pole ime. Mets nii suur ja roheline. Kivi peale istume või leivad nahka pistame. Keelatud on karjumine. Mets on suur ja roheline. Seened samblast ujuvad. Virgemad on sipelgad. Keelatud on karjumine. Mets on suur ja roheline. Seened samblast ujuvad. Virgemad on sipelgad.
kõht läks täitsa tühjaks. Mul on võileib kaasas. Ma söön natuke. Nii. Tuta, kas sa sealt juba näed silmapiiri? Ei. Puud jäävad ette. Ma võin sul aidata silmapiiri näha. Pilv. Kas sina just rääkisid minuga? Jep, Pilveke, kas sina aitad mul silmapiiri üles leida, palun? tee siis nii, nagu mina ütlen. Astu 10 sammu otse. Hästi. Panen selle kotti. Kohe. Nii. Kas hiiglase sammu või tavalist sammu? Hiiglase sammu. Hiiglase sammu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nüüd astu 10 sipelga sammu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nüüd pööra vasakule ja kõnni otse. Otse. Meri! Mulle nii väga meeldib meri. Silmapiir. Näete, seal, vaadake nii kaugele, kui te saate. Ja siis seal lõpus kohtubki taevas maaga horisont. Aitäh sulle, Pilveke, ma leidsin horisondi üles. Näkataka tšikita. Tada! La la